Iraani kõige jõhkrama veresauna peaarhitekt tegi just saatusliku vea ja see maksis talle elu. Pärast esimeste õhurünnakute üleelamist ilmus Iraani varijuhiks peetav mees avalikule propagandamiitingule, uskudes end puutumatuks. Kuid see oli suur viga. Viga polnud miitingul osalemine, vaid tema hilisem tegu. Ja see on viga, mida ta praegu põrgus kibedalt kahetseb. Kuulake nüüd. Ametnik Ali Larajani tapeti öösel rünnakus, teatas Iisraeli kaitseminister. See oli ilmselt kõige olulisem rünnak viimase pooleteise nädala jooksul, kui israelased ja ameeriklased sihivad Iraani režiimi struktuuri. Larajani sai peamiseks juhiks pärast Iraani endise ülemjuhi tapmist ja ebakindlust Mustafa Khamenei suhtes, kes valiti järgmiseks ülemjuhiks. Larajani töötas Iraani kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu sekretärina. Samuti teatan, et Iisraeli väed tapsid öösel rünnakus Iraani Bashiis vägede kõrge komandöri IRGC harust. Tema nimi on Golem Reza Soleimani ning ta juhtis sel aastal Iraanis protestijate mahasurumist. Üks ametnik ütles hommikul, et üle tosina. Näitan teile, kuidas USA ja Iisraeli luure ta leidsid ja ta kõrvaldasid. Enne kui selleni jõuame, näitan, kuidas iraanlased reageerivad jaanuaris veresauna korraldanud 2 inimese mõrvamisele. Kuulake. See ütleb teile kõik, mida peate teadma selle kohta, mida ta oma enda rahvaga tegi. Iraanlased tähistavad, sest Ali Larajani oli 8. ja 9. jaanuari veresauna peamine korraldaja. 2 päeva tappis Iraani režiim 30 000, 40 000 rahumeelset meeleavaldajat lihtsalt enda kaitseks. Tegelikult on teatatud, et Larajani viis selle veresauna läbi, võttes otsest eeskuju sellest, mis juhtus aastal 1989 Hiinas Tiananmeni väljakul. Ta vaatas, kuidas Hiina kommunistlik partei tõi tankid oma enda tudengitest meeleavaldajate vastu. Ja siis vaatas ta, kuidas Hiina kommunistlik partei on siiani alles. Nii et tema järeldus oli lihtne. Kui tahad võimul püsida, pead olema julm. Ja täpselt nii ta tegigi. Ja tal õnnestus. Arva ära, mis juhtus. Just siis, kui tundus, et protestid jõuavad pöördumatuse piirini, andis Iraani ülemjuht, endine ülemjuht Ali Khamenei Larajanile tohutu võimu revolutsiooniga tegelemiseks. Pärast protestijatega tegelemist sai temast Iraani de facto juht, kes juhtis igapäevatoiminguid, sest Ali Khamenei oli üle 80 aasta vana ega suutnud režiimi revolutsiooni ajal kaitsta. Larajanist sai tegelik juht. Sõja alguses mõrvati Ali Khamenei ning Iraan moodustas 3 liikmest koosneva sõjanõukogu, kuhu kuulus ka Larajani. Teoorias juhib riiki see sõjanõukogu, sest meie andmetel on praegune ülemjuht koomasse langenud. Aga tegelikkuses on Larajani tegelikult võimsam kui keegi teine riigis. Nii et tema on see, kes tegelikult riiki juhib. See on riskantne positsioon, eriti maailma võimsaima sõjaväe vastu võideldes. Ta on kogu aeg põranda all olnud, sest mõistab töö ohtlikkust. Ta on nii paranoiline, et iga kord, kui annab Iraani riigimeediale intervjuu propagandaks, on ta väga ettevaatlik, et mitte oma asukohta reeta. Vaata tema hiljutist intervjuud. Näed, kuidas kogu tuba on täiesti pime. See on sellepärast, et ta kartis anda ära mingitki vihjet oma asukoha kohta. Ta oli ettevaatlik ja paranoiline. Aga kahjuks tegi ta suure vea, mida ta ilmselt kahetseb. See viga tuli sellest, et ta läks avalikkuse ette. 13. märtsil tuli Larajani välja Al-Qudsi päeva meeleavaldusele. Iraanis ja mujal maailmas peetakse igal aastal selle päeva puhul suuri meeleavaldusi. Tema ja teised Iraani juhid ilmusid avalikkuse ette öeldes USA-le, et nad ei karda ning kui USA tahab rünnata, võivad nad seda teha. Tegelikult teame kõik, et seda poleks juhtunud. USA ei ründa Iraani juhte avalikkuse ees tsiviilisikute seas. Ja tead mis? Isegi Iraani juhid teadsid seda ja seepärast nad tulidki välja. Lisaks tahan teha ühe kõrvalmärkuse. Kui USA oleks tõesti nii kuri, nagu Iraan väidab, oleksid nad rünnanud Iraani juhte rahva hulgas, aga ei teinud seda.
Sest hoolimata sellest, mida Iraan ütleb ja hoolimata sellest, mida mõned inimesed meedias väita tahavad, püüab USA sõjavägi tegelikult teha kõik endast oleneva, et vältida tsiviilohvreid. Iraani juhid teadsid, et see oleks neile suur propagandavõit ning seetõttu nad tulidki välja. Nägime, kuidas mõned Iraani kontod väitsid, et see tõestab USA õhuülemvõimu puudumist Iraani kohal ning Iraani tugevat ründevõimekust. Kahjuks arvan ma siiski, et see konto rääkis natuke liiga vara. Näete, siin on see, millele Iraani juhid ei mõelnud. Näete, tegelik risk polnudki tegelikult miitingul osalemine. Tõeline risk oli pärast avalikkuse ees olemist uuesti varjule minna. Sest kõik teavad, et Iraanis on igal pool luureohvitsere, spioone, Ameerika spioone ja Iisraeli spioone. Nad suudavad täpselt jälgida, kuhu juhid varjule lähevad. See oligi viga. Avalikkuse ette tulles andsid nad luurele lähtepunkti. Ja sellest lähtepunktist jälgiti nende liikumist, kuni nad uuesti varjule läksid. Ja siis toimus rünnak kõige sobivamal hetkel. Ali Larajanit ja mõningaid teisi režiimi tähtsaid tegelasi pole enam. Räägime, miks rünnaku ajastus on oluline, sest protestid on ilmselt kohe algamas, võib-olla just siis, kui vaatate seda videot. Enne teema juurde asumist käsitlen üht internetis palju vaieldud punkti. Paljud ütlevad, et see on halb uudis, sest Iisrael kõrvaldas ta, kuid Ameerika Ühendriigid pidasid teda Iraani võimalikuks juhiks. Nagu te näete, president Trump on olnud väga avalik ja otsekohene selles osas, et ta soovib Iraanis Venezuela tüüpi lahendust. See tähendab, et soovime kedagi mõõdukat, mitte äärmuslikku režiimis inimest. Soovime, et see inimene võtaks režiimi üle, parandaks USA ja Iraani suhted ning suunaks Iraani taas USA vaatenurgast õigele teele, eks? Ma ei usu, et Larazani oli see, keda USA tegelikult silmas pidas. USA välisministeerium avaldas samal päeval Al-Qudsi meeleavaldusega plakati, millel pakutakse Iraani juhtide kohta info eest $10 miljonit preemiat. See hõlmab ülemjuhti, tippkomandööre ja teises reas teist inimest vasakult, Ali Larazanit. Kui USA teda tegelikult tulevase võimaliku partnerina kaitseks, ei paneks nad tema peale aktiivselt pearaha. Ja taas, see ei tähenda, et USA radaril ei olnud inimesi, keda peeti tulevasteks juhtideks ja kes esialgses rünnakus kõrvaldati. Aga tema ei ole üks neist meestest. Plakat ütleb meile palju, eriti seda, kes sellel ei ole. Ja see on Iraani president Peskashan, keda paljud peavad mõõdukaks ja ilmselt sellepärast teda plakatil ei ole. Kahjuks tal ei ole praegu Iraanis tegelikku võimu. Veel üks inimene, keda plakatil pole, on Iraani välisminister, kes vahetult enne sõja algust Ameerika Ühendriikidega läbi rääkis. USA välisministeeriumi hinnangul meed pole sihtmärgid, mis viitab millelegi. Nagu mainisin, Larijani polnud ainus, kes eile õhtul tapeti. Oli veel üks tähtis isik. Enne kui alustame, vajutage palun meeldib ja telli. See aitab algoritmis, eriti kui teemaks on Iraani juhtide mõrvad. Vaatame järgmist meest. See on Golem, Reza Suleimani, Basiji kindral ja režiimi timukas. Ja ta kõrvaldati eile öösel ilmselt samas rünnakus kui Larijani. Tema juhtimisel on Basiji väed toime pannud rahumeelsete meeleavaldajate massimõrvu, nagu nägime jaanuaris. Nad on juhtinud mustade vanglate ehk piinakambrite võrku. Nad on rünnanud naisi ja noori, kes taotlevad vabadusi ning tulistanud relvastamata tsiviilisikuid teravmoonaga. Nii et jah, Iraani avalikkus on kindlasti rahul, et ta on läinud. Atentaadi juures on irooniline, et vaid paar päeva tagasi ütles ta avalikult, et Iisrael suudab võidelda maksimaalselt 10 päeva. Kuulake. Sionistlik režiim suudab suure sõja korral võidelda 10 päeva. See sama agressiivne USA, kelle käes on üle 50% maailma sõjalisest võimsusest, suudab suure piirkondliku sõja korral võidelda 1 kuu. Need on nende endi tehtud ja avaldatud arvutused. Ta mõrvati eile Iisraeli vägede poolt, sõja 14. päeval. Ma arvan, et tema arvutused polnud hea, sest ta hindas Iisraeli sõjavõimet täiesti valesti. Räägime nüüd nende atentaatide ajastusest, sest ka see on oluline.
täna õhtul Iraanis see juba toimub, kui te seda vaatate. Täna õhtul toimub tulefestival, traditsiooniline Pärsia pidu, mida peetakse Pärsia aasta viimase kolmapäeva eelõhtul. Selle festivali ajal kogunevad inimesed tänavatele ja tähistavad pidustust. Paljud usuvad, et festivalil kasutatakse võimalust protestide uuendamiseks Iraanis. Tahan teha ühe asja selgeks. See on ainult ennustus ja need on tihti valed. Aga arva, kes selle pärast tegelikult muretseb. Iraani võimud keelavad inimestel välja tulla ja tulefestivali tähistada, sest riik on sõjas. Ja lisaks sellele on tänavatel tsiviilpiirkondades relvastatud Basiji ja IRGC jõud, kes ütlevad inimestele, et neil on käsk tulistada, kui keegi koguneb ükskõik mis põhjusel. Režiim valmistub kindlasti tänaseks õhtuks ja see tähendab, et hoiame teid kindlasti kursis, mis edasi saab. Seega vajutage kindlasti allolevale tellimisnupule ja kohtume järgmises videos.